Näed välja ju. Matemaatika väga vastu nagu ja hommikust päikselisest Toskaanast. Ma ei ole nüüd paar nädalat vloginud, mul lihtsalt oli täiesti tavaline elutempo. Kõik, mis te eelnevates vlogides olete näinud, kõik jätkus tavapäraselt kuni siis reisini. Ainuke asi, mis oli erinev, ma käisin ratsavõistlustel, aga ma räägin sellest mõnes järgnevas videos. Igal juhul me tulime nüüd siis siia Toskaana reisile lõpuks, millest ma paar korda olen rääkinud ka. Meil on Sossiga täna just 5. pulmaaastapäev. 5 aastat tagasi abiellusime Viigi kohvikus 20. juuni 2020. Ja 5. aastapäeva puhul me siis tulimegi sõpradega tagasi siia Toskaanasse, kus me käisime tüdrukutega eelmine aasta. Siin on lihtsalt nii maagilised vaated. Meile täiega meeldib see maja, kus me ööbime. Ma panen selle lingi siia descriptionisse. See host on hästi sükene vastuvõtlik ja abivalmis ja tore ja üldse siin on mõnus vibe, nii et hästi äge on siin tagasi olla. Ja seekord me võtsimegi siis kaasa mingid, ma ei tea, laualinad, küünlad, et me teemegi siukse korraliku pidusöögi aias. Tuuli teeb siis süüa. Meil on mingi, ma ei tea, poloneeselaadne söök. Me lihtsalt mõtlesimegi catering kuidagi siin piirkonnas ja kõik see oleks kuidagi liiga suureks ja keeruliseks läinud, et me ei tahtnud, et see oleks mingi pulm, aga pigem siukene dinner party, nii et me otsustasime lõpuks teha enamus asjad kõik ise, aga seda ma näitan teile juba õhtul. Ja eile oli meil esimene päev, me käisime, päevitasime lihtsalt ja ma olin nii väsinud, et ma ei jõudnudki eriti vlogida, nii et alustame siis täna. Teeme kõigepealt hommikusöögi, kuna meid on siin 10, siis me oleme 4 erinevas korteris, minu ja Sassi korter on nüüd siin esimesel korrusel, sealt läheb Kaari ja siin ongi basseini alakohe. Ja kuna 10 inimesel oleks ühel inimesel ilmselt väga raske süüa teha iga hommik, siis me otsustasime, et iga apartment teeb enda söögi ise ja siis me sööme aias koos hommikusööki. Praegu on kuidagi niimoodi olnud, et kell 9 oleme aias kokku saanud. Ja kuna me eile sõime munes, ma teen täna Sassiga meile mingid võikud ja lähme hakkame päeva nautima. Ilmselt ongi lihtsalt päevitamine jälle. Siis mingi hetk hakkame valmis sättima ennast ja õhtul siis kell 7 on see nii-öelda pisike tseremoonia, mõnus dinner party ja kogu fun. Et väga põnevilt, tõotab tulla hea päev ja let's go! Siuke kohviga on, see keerad selle ülemise osa nagu pealt maha, siis sinna alla käib vesi, siis vahele käib kohvipuru, siis keedad seda ja siia ülesse nagu vulkaanina alt tuleb see keedetud kohv ja siis see pisikega on siin üleval ongi kohvikogus. Väga huvitav, ma pidin YouTube'ist vaatama, kuidas see käib. Aga täitsa okei kohvi ja mingi siuke sojapiim peale ja tavalised võikud. Siis me leidsime mingit, ma ei tea, iga reis me proovime natuke mingit valguasju ka leida, sest restot, kus me käime üldjuhul, lihtsalt võtame mingi pitsad või maitsepõhiselt, aga see tundub ka hea. Tundub kreemine šokolaadipuding ja kõht on päris tühi. Nii et ongi viimane kohvid ja siis sama aeda minna. Aeg minna basseini juurde. Tänane bikiini on Sheinist. Mega ilus minu arust. Täiega lihtne, ilus. Ma jätan kõik outfitid ja mingid teile ka descriptionisse. Nüüd ongi siis aega põhimõtteliselt mingi kella 2-ni päevitada, kuskil 10-2-3-ni ja siis hakkame vaikselt sättima õhtuks ennast valmis, aga ma arvan, et teised on juba basseini ääres. Jõuas on mingi 30 kraadi, ilmadega mega vedanud. Toskaanas on suvel lihtsalt nii mõnus. Eriti Eestist tulles viimasel ajal on ilmad nii veidrad olnud, nii et täiega naudime. Kaari tõi meile jälle eelmine aasta, ta tõi need T-särgid, mis lagunevad igatepidi, aga mida ma ikka kannan. Ja siin on siuksed, need tunduvad nagu klaasist, aga tegelikult need on plastikust, on ju? Plastikust siuksed veiniklaasid, siin kõigil naistele teises on nimed peal ja kui te mäletate eelmise vlogi algusest Toskaania nalja, Toskaania 2025. Hetk ise endale on need tellitud ja väga armsad ja nunnud. Nii, siin meil on Karmel. Mida? Kõige suurem jooja. Äkki. Ma olin 3 kuud karsklani, nii et ma võin. Karmel on see reis joonud esimest korda üle 3 kuu. Annele! Kaari Johanson, nagu ikka, veiniklaas käes. Kaari! Ja sealt tuleb meie nii hobuse kruum kui ka pulmakruum. Aleksandr Pušidajev. Päris hea näed välja ju. Pole midagi öelda, noh. Vorm on hea, pruun.
5 tundi hiljem on aeg täitsa käest ära tulla, lihtsalt see kuumus nii väsitab. Nii et ma lähengi full pesema, pesen täna peaga ära ja ilmselt ma teen endale selle nii-öelda pooleldi üles soengu ja alt jääb lahti ja lokid, et siis võiks olla ikkagi siuke puhas värske juus ja meigime kõik tüdrukutega koos, nii et lihtsalt pesen siin ära regroup, re-energize, kõik võtavad väikse puhkaloosi ja siis alustame meikimist mingi umbes kella 4 või nii. Nii hea värske ja puhas on olla. Ma nüüd mõtlesin, et kuna mul on aega mingi pool tundi kindlasti, siis ma teen ühe näomaski, mis mul kaasas oli Northern Beauty oma. See peabki olema 30 kuni 120 minutit näos, aga ma arvan, ma hoiangi kuskil pool tundi, et ta nagu ultra niisutab. Enne kui ma õhtuse meigi teen, panin Essa Insta pildi üles reisis. Me tegime neid sassiga GoProga vee all, täna see oli lihtsalt nii naljakas. Enamus pildid olid siuksed, me arvasime, et meie nägusid ei jää, et teeme lihtsalt nagu kehadest vee all. Lihtsalt nii naljakas. Igal juhul meil on jah siin majas 4 korterit. Selles korteris, kus me eelmine aasta ööbisime, ööbivad Tuuli, siis tuulimees Taavi ja Kaari. Seega me tüdrukutega meigime pärast seal, nii et ma lähen varsti üles meikima. Ma selle maski näkku. See Northern Beauty oma on nagu eriti intens, sest et ta ongi nii kaua peal, siis kogu see niiskus siit imab sulle nahka niimoodi, et kui sa selle lõpuks ära võtad, siis see mask on täiesti läbipaistev, sest kogu see niiskus, mis ta valgeks teeb praegu, on läinud sulle nahka sisse siis. Okei, igaks juhuks rohkem siin väga ei räägi, muidu äkki tulevad maski ääred lahti, aga ma näen teid siis, kui meikimiseks läheb. Me oleme siin maal, lokid on tehtud. Ma täiega unustasin ära, sest me olime eelmine aasta siin toas, kui ilus vaade. Siin on see maja teisel korrusel ja mõlemad teise korruse korterid on mega suured. Siis on aknast lihtsalt siuke vaade ja Itaalia on ka ilus. Sa võite. See lihtsalt nagu laual käsi väriseb. Annele teeb iga vlog. Iga vlog. Niimoodi, siis ta ütles, et käsi väriseb niimoodi, tahtis teha. Aga see tuleb õhtul veel. See tuleb ära. Igal ühel on oma roll, vaata. See on sinu see, sa ei taha seda rolli. Lugege mitu korda ma teen siin vlogis seda. Võtke shot iga kord, kui Hannele teeb nii. Ma arvan, kui hea oleks, kui meil oleks siin meiker praegu, et me järjest läheks tooli lihtsalt. Vagina. Võiks mingi 2 meikerit veel olla. Nüüd ma olen täiesti valmis, ma arvan. Meik tuli päris ilus. Ma ütlen, et ma olen nii palju seda juba harjutanud, et see ei tundu enam nii eriline mulle, sest ma kannan ülitihti seda sama meiki. Aga ilus on ikka palju korrektsem ja mõnusam, kui ma muidu oleks kunagi teinud. Uued oskused tulid kindlasti kasuks, siis juuksed pooleldi kinni ja natuke võib-olla pean tupeerima või kuidagi kohevust saama ja siuke kleit. Siin on siuksed varrukad ja Karmel juba sätib siin aias meil. Siin siis toimub ilmselt tseremoonia, osakene, pisikene ja siis me sööme seal sellega seebu all. Tundub, et tuleb väga ilus ja lihtsalt mega ilus, romantiline on siin. See maja peremees siis Rahva tõi meile 2 pudelit punast veini ka õnnitluseks, nii armas temast. Ja limoncello on meil ka, mis siis Rahva meile kinkis. Siuke kohalik mingi limoncello. See pudel on siin sügavkülmas olnud, nii et jääkülm. Ja selle võtame siis nagu nii-öelda shotina pärast külalistega sisse. Come una giornata soleggiata gli occhi d'una figlia appena nata, come il cielo pieno di stelle, penso a tante cose. Ma pean rolli minema. Karin sulle pärast järeltöötusesse igast huvitavaid lauseid siis, et vaata, et sa jah ütled. Armsad Karini ja Aleksandri sõbrad, täna oleme kogunenud siia, et tähistada mitte midagi vähemat kui armastust. Seda mitte esimest, vaid teist korda, sest Karin ja Sass, olles olnud koos juba 8 aastat, millest abielus 5, on otsustanud, et üks kord eluks ajaks jah öelda ei ole piisav. Nagu praktiliselt mitte üheski teises armastusloos on neil vaja veel kord teineteisele silma vaadata ja öelda jah, ikka sina. Ma tean, mida enamus teist ilmselt praegu mõtleb, aga meid ju ei kutsutud nende esimesse pulmagi. Jah, te jäite algsest ringist välja, kuid ärge muretsege, te pole ainukesed.
Tundub, et 2020. aastal pidasid Karin ja Sass üsnagi eksklusiivse ürituse. Nii eksklusiivse, et isegi mõni peaaegu lähisugulane ei olnud tseremooniale kutsutud. Aga näete, siin me nüüd oleme valitud Itaalias. Viigi kohvik jäi napilt teiseks valikuks. Ma ise eelistan ka praegust asukohta rohkem, seega läks paremini, seega läks hästi. Pöördume korraks tagasi sinna, kus kõik 8 aastat tagasi alguse sai. Sparta jõusaali, kus higi oli õhus, romantikat ilmselt mitte nii palju. Esimesed kuud olid üsna ühesuunalised. Sass jooksis ja Karin jooksis eest ära. Aga mees ei andnud alla. Nii algas nende armulugu higiselt ja visalt ning sellest ajast peale on nad jooksnud ühise tiimina koos. Järjekindlus viib sihile ja no, olgem ausad, väike kõrvaline abi ei tee ka kunagi halba. Aitäh sulle, Karmel. Karin ja Sass ei unusta kunagi su ajaloolist panust, kui aitasid Instagramist leida selle tõmmu vene nimega siilipeaga tüübi, kes osutus Sassiks. Või noh, siis oli ta Karini mäletamist mööda pigem Dmitri. Tänaseks on nad koos läbi teinud nii mõndagi. Uued kodud, erinevad töökohad, Karini sotsiaalmeediakarjäär. On olnud keeruline, aga lootusrikus teekond pere loomise suunas. Ei ole nende lugu mitte lihtsalt kogetud, vaid kirglikult ja ausalt läbi elatud. Kui nende elu oleks raamat, oleks see juba ammu bestseller. Selline, mille kohta öeldakse, kui juba esimesed peatükid on nii head, siis kujutage ette, mis veel ees ootab. Ja lõppude lõpuks, kui sa oled kellegagi 8 aastat koos olnud, tead sa juba praktiliselt kõike. Sass teab täpselt, mitu pilti tuleb teha, enne kui Karin ütleb, okei, see sobib. Ja Karin teab, et Sass vajab vaikust, kui tal on klaasike viskit käes ja aeg pelada. Karin ja Sass, teie armastus ei ole lihtsalt ilus. See on päris. See on, ma olen 90%, kui sa saad täna olla 10% armastus. See on, ma ei saa ilma sinuta Netflixi sarja edasi vaadata, armastus. Täna te seisate siin, et mitte öelda, me alustame, vaid me jätkame. Karin, kas sa võtad Sassi? Nüüd umbes 1826 ööpäeva hiljem, teades, et ta magab enamus ööd suu pärani lahti. Kas sa lubad jätkuvalt naerda tema naljad üle isegi siis, kui need on samad või hullemad kui need, mis olid aastal 2017, kui te kohtusite? Kas sa võtad oma abikaasaks teist korda ja sel korral täiesti teadlikult, võttes arvesse, kui palju ta Zalandos shoppab? Karin, kas sa võtad Sassi taas enda meheks? Jah. Sass, kas sa võtad Karini, teades nüüd, et ta sööb salajasus snäkke ja hiljem küsib sinult süüdimatult, kas sul oli plaanis need tõesti ise ära süüa? Kas sa vannud talle jääda truuks, sest ausalt öeldes oleks suht keeruline praegu Karinit ja kogu tema pere oma Netflixi paketist eemaldama hakata? Kas sa lubad talle olla pühendunud ka siis, kui ta tahab umbes 20. täiesti elu muutvat ja hädavajalikku hobi? Sest hobuse omamine, YouTube'i alustamine ja raamatute massiline kokkuostmine ei ole olnud piisav. Sass, kas sa võtad Karini taas oma naiseks? Sellisel juhul, Karin ja Sass, kuulutan teid ametlikult jätkuvalt teineteise ühisomandiks, nagu te olete tegelikult olnud juba viimased 5 aastat. Aitäh, sulle nii ilus oli see. Väga ilus oli kõik. A vision of the sun that's slowly rising, painting little clouds at the horizon. The colors of the trees of late September, glistening snow, a morning in December. Like the sunbeams after rain has fallen, the stillness when the storm has stopped us roaring.
On uus päev siin Toskaanas, meil oli eile nii mõnus õhtu. Me nutsime, me naersime, me jõime veini, me sõime toidupäeviku tehtud raguud ja tiramisut ja mega hea oli kõik lihtsalt ja hästi tore oli. Mina sest läksime kuskil kell 12 magama, ma lihtsalt pole harjunud üldse kaua üleval olema Eestist. Aga teised vist olid üheni üleval ja magasime korralikult välja ja nüüd lähme siis uuesti jälle basseini äärde ja tänane plaan on ilmselt minna kuhugi veiniistandusse siin kõrval. Eelmine kord, kui me Toskaanas olime, siis me tüdrukutega käisime siin La Combabrias, minu arust mingi 10 minuti kaugusel siin, aga täna me lähme ühte teist, mis on veel lähemal 1 kilomeetri kaugusel siit. Siin rajoonis on nii palju häid veiniistandusi ja loodetavasti tänane on siis ka siuke, millega me kõik jääme rahule. Ja õhtul mingi dinner, et natukene siit majutusest nüüd ära saada, et oligi alguses siuke sisseelamise paar päeva. Muidugi ilmselt iga hommik me oleme nagunii passu ääres, sest et siin on lihtsalt siuke kuumus, et sa ei suudagi nagu täiesti keset päeva väga kuhugi minna või linnu avastada, aga nüüd õhtupoolikuti me tahaks rohkem ringi käia, et kõigil siis, kes on esimest korda siin, oleks ka fun ja lihtsalt üritame täiega kõike endasse võtta, nautida nii kaua, kui me seda saame. Igal juhul another day in paradise. Ecco il mio cuore, I'm giving mingis videos ma rääkisin, et ma lõin oma küüne ära ja siis me panime need punased lühikesed küüned Adeliinaga keellakkilised selle peale ja mõtlesime, et vaatame, mis saab. Ja eelmine kord, kui ma võtsin selle punase maha, siis nagu käisin hoolduses, siis mu terve põhimõtteliselt see küüs oli suht lilla siuke, et ma tunnen, et ta on üsna lahti ja nüüd me võtsimegi täiesti maha küüned, siis ma tahtsin puhata siis, kui mul oli siuke olukord, et ma ei saa kõiki küüsi normiks, siis ma pigem puhkan. Ma ei ole siuke, kellel mingi ala, ma ei tea, kõik küüned on ilusad ja siis üks on mingi plaastriga. Minu jaoks on imelik, ehk siis ma mõtlesin, et okei, et ma võtan kõik maha ja siis ma saangi, nagu praegu ma panin ise lihtsalt mingi helaroosa laki siia reisiks, aga ma tunnen lihtsalt, et see tuleb ära nagu see küüs tuleb ära varsti ja ma lihtsalt loodan, kui see ära tuleb, et sealt alt on kõik ilus, et sinna kasvab ilusti uus küüs, et ei ole mingi ülipikk struggle või et ei tulegi uut või mida iganes, eks näis siis. Aga õnneks see eilne aastapäeva päev veel see küüs oli peal selle heleroosa lakiga, nii et kõige hullem ei olnud. Mul on mingisugune, ma ei tea, 45 minutit äkki aega. Me otsustasime täna tüdrukutega, et me paneme valged kleidid kõik, et siis on siukene matchi natuke, sest me lähme sinna veiniistandusse ja oleks nunnu teha mingeid armsaid pilte oma kleidikestega. Ja siis siin lähedal on siukene linn nagu Piensa, kui ma ei eksi. Siis lähme sinna õhtusöögile pärast veits sightseeima ja mingisse restorani õhtus sööma. Ja kuna meil on nii suur seltskond, siis ongi osad tahavad nagu olla rohkem passu juures. Ma olen ka ise praegu rohkem siuke passu puhkaja, sest et Eestis, nagu ma ütlesin, on nii halb ilm olnud, et tahaks seda suvitamist nautida ja ma eelmine aasta juba käisin siin Toskaanas rohkem ringi ka. Aga osa seltskonnast meil laenutasid rollud ja nad on natukene rohkem sightseeinud omapäi, nii et ongi olnud siukene easy ja chill, et igaüks teeb, mis tahab ja siis hommikusööki sööme koos ja õhtusööki sööme koos ja nüüd Winerisse lähme ka kogu grupiga koos, et siuke mõningaid asju saame nagu koos teha, aga mõningaid asju teeme eraldi ka. Aga make pidas eile üsna hästi vastu, ei higistunudki maha, õhtu lõpuni oli ilus ja nüüd olen tunduvalt kindlasti osavam kõiges selles. Y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón hay amor. Kuidas on olla peaaegu La Combabrias 2 maja edasi? -1 mees. No te preocupes. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. No te preocupes.
me tegime oma wine tastingu ära. Mulle need punased väga ei ole minu teema, mis on tegelikult Montepulciano eripära, nii et enamus, mis me saime, olid punased, aga üks roosa, mis me maitsesime, oli ülihea. Me ostsime kaasa ka satsiga. Eelmise aasta me käisime ühes teises wineris ja see oli palju kallim, aga see rosé oli 15 €. Mõtlesime jaanipäevaks. Toskana. Laberne Winery oli selle nimi. Karmel ostis, näe, kaari. Mina ostsin Nonna oliiviõli ja ühe reserva. Mega hea oliiviõli. Ja mega hea reserva. Reserva. Punane, mina ei oska hinnata, aga kaaril on expensive taste. Oliiviõli ja mega hea rosé crisp. Ja see sama rosé, mis ma võtad koju viisin. Tere! Mina tahan ka eeslit kunagi soss. Oot, mis siin toimub? Siin peab hoogu võtma. Ma võtan hoogu. Parkour! Tere! Pole näita kõppelle. Nii armas eesel. Käisid ümber kohe. Oh my god, ma loodan, et see ei ole tema. Tema särk on ka tegelikult, see võib olla küll. See kiiver ongi sama kiiver. Sama kiiver, jah. Ja lütkad on jalas. Ja ongi tema särk. On tema. Kõik on nii õnnelikud siin Toskanas. Me jõudsime õhtusöögile. Me käisime wineris ja meil oli enda hosti poolt soovitatud üks restoran tänaseks 7:30. Ja siis see wineri mees hakkas meiega seal mingit mesijuttu rääkima, et tal on veel parem restoran ja et see, mida meie host meile soovitas, see ei ole hea. Et see on expensive ja mis iganes. Ja siis me läksime tema soovitatud mingisse restosse last minute ja see oli mingi full lühikese menüüga a la carte, mingi kallis veider restoran, oli midagi. Ja siis me lõpuks ikkagi otsustasime viimasel hetkel, et me tuleme ikkagi siia esialgsesse kohta ja siin on mega ilus vaade. Tellisin tuunikala pitsa, Sass tellis mingi singi pitsa, siin telliti veel pastat, Kaari tellis kana ja vegetables, aga vaadake seda vaadet. Vaadake, mis seal taga toimub. See on nii overcast, aga te pimestate nii väga, et vaadet pole näha, aga põhimõtteliselt me oleme kuskil rõdul. Ma räägin Taavi lugu. Ja Taavi. See Vespaga sõit oli elamus. See Vespaga sõit oli elamus, ma filmisin sind. Villu tellis kilose steigi, miinimum 1 kilo. Kas kardad ka natuke? Ei karda. Ma olen seda ennegi teinud. Kuidas kana on? Mage. Mage ja kuum. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. Tänane päev üllatas meid vihmasajuga hommikul. Mina ise magasin sellel ajal, aga veidetavalt oli täitsa mingi torm olnud öösel ja hommikul ka veel sadas vist padukat. Aga ma ärkasin mingi kell 9 ja siis enam ei sadanud, lihtsalt süge mõnus nagu soe /
nagu jaheda piiril ilm, aga külm ei ole, et niimoodi lähen õue. Huvitav lihtsalt, sest eelmine aasta me käisime Toskaanas ja siis nüüd seekord on nii palju asju, mis ma märkan, mida ma eelmine kord ei märganud, et me ei käinud osates linnakestes, ma ei ole näinud siukest ilma siin, et kuidagi siuke tunne, et kui sa tuled siia iga aasta tagasi või üle aasta või mis iganes, et siis sa näedki nii palju rohkem, nii palju uusi asju ja tegelikult ühest küljest ongi nii tore, sest eile ma märkasin, mul oli rind siit eest täiesti ära põlenud, noh mitte täiesti, natuke siuke punetas, et ma ei tahaks täna siia päikest peale võtta. Ehk siis me lähmegi hoopis outletidesse shoppama. Siin lähedal mingi 15 minuti kaugusel autosõiduga on hästi palju mingi suur outletide kompleks. Peale lõunat peaks olema jälle päike, siis tuleme peale lõunat päevitama ja täna ma siis ilmselt niimoodi ette ei võtagi päikest, võtan ainult seljale, kus ma ei ole väga võtnud siiani reisil. Ma ei tea, ma olen päevitamisega alati siuke, et ma võtan nagu lihtsalt ette. See, mis toimub mu selja taga, mu soengutega, mu riietega, mu päevitusega, pole minu probleem, mina ei näe sinna. Not my issue, kui mu pikendused paistavad, kui mu jalad on täiesti lumivalged, aga eest olen pruun. Kui mul on mingi, ma ei tea, vetsupaber kuskil tallal, pole minu probleem, see on kellegi teise probleem. Keegi teine, kes seda näeb. Et siis ma olen kuidagi olnud nagu kogu aeg selili, lugenud oma Kindlit, aga nagu näha, siis tegi oma töö, väike põletus. Mul on kambuka kaasas reisil, ma võtsin selle tühjana sinna käsipagasisse, lihtsalt sest, et lennujaamas saab täita, et sain sealt võtta oma vee. Olen sellega nii ära harjunud. Absoluutselt not sponsored praegu, lihtsalt nagu päriselt nii hea asi. Olen karjekuubikut. Meil käib siin üks saiakes auto iga hommik, nii nunnu. Kohalik, aga pühapäeviti ei käi ja täna ongi pühapäev. Täna jäime sellest ilma, aga homme tuleb jälle, siis saame saiakesi võtta. Aga täna tegime ise oma omletti. Mega. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. 'Cause I know we can make it, yes we can make it if we try, keep on trying. Me ostsime just ühe jääkohvi sojapiimaga ja Sass võttis ühe americano ehk siis 2 kohvi ja meil läks 4,60. Nii et päris soodsad hinnad on siin Eestis, saaks võib-olla ühe jääkohvi selle raha eest. Ja me oleme mingi alla tunni siin olnud, midagi ostnud ei ole. Meie vähemalt mitte. Karmelit ja Kaupot nägime korra, Kaupo oli midagi ostnud juba, Karmel ostis ka vist mingi huuleleike. Aga siin on üks pokepouli koht ja kuna siin on hästi palju saia ja pitsa ja pastasöömist olnud viimased päevad, siis me mõtlesime, et äkki üks värske poke võtta. Igal juhul ilm juba pöördub soojemaks, nii et sööksin lõuna ära ja läheks siis basseini äärde tagasi. Padeligrupp ka meil siin tuuli ja need käisid padelit mängimas, et nad vist ka lähevad tagasi koju ja siis saame hängida natukene. Kaupo ja Karmel ostsid eile aperoliga, täna siis saaks aperoli juua natukene. Aga mõnus on, soe on ikka, tükene chill. Ei ole nii kuum ja vahepeal see kuumus hullult väsitab, nii et shoppamiseks kindlasti palju ideaalsem sihukese pilvise ilmaga. Ma võtsin mingisuguse salmonkausi ja siin on küpsetatud juurviljad, küpsetatud lõhe, all on natuke riisi, avokaado, tundub mega hea ja värske vahelduseks. Ja Sassi pokepool, see tundub hea kana. Ma nägin mingit kuiva kana ka seal enne, aga see tundub mega hea kana. Sassil on ka mingi mega hea kaus, tundub päris suur. Ja, väga suur. There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how easy it would be for you. Kaari põhijook on alati aperol, ju. See on väga hea. Ei meeldi või? Lihtsalt et mõru või? Jaa, mõru on jah. Ma mõtlesin, see juba tikku. Finally, ilm ilus. Aperol käes. Jõudsime shoppamas tagasi. Poole tee peal nägime kuskil bensukas vespasid. Villu
ja Taavi tankisid. Kaari hüppas meie auto peale sealt, tal oli enough Vespadega sõitmisest ja tulime passu äärde nüüd. Me oleme kõik siin. Crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Päev number 5. Päev number 5 läheb minna. Iga päevaga läheb meik aina kiiremaks. Aga siin on nii ilusad kohad. Tahaks teha ilusaid pilte. Täna mul on üks maani roosa kleit Sheinist. Ma pesin juuksed ka ära. Vaatame, kuidas tuleb välja. Me lähme siia lähedale Montepulcianosse restorani sööma õhtul. Homme on siis jaanipäev kusjuures. Jaanipäev Toskaanas, nii et siis meil poisid teevad siin aias purksi ja grilli. Näitan teile kohe. Seal oli siis meie pulmaõhtusöök ka sellega seebu alla, aga seal taga keskel on see grill või ahi ja siis seal saab teha erinevaid lihaseid. Ja praegu ma vaatan lihtsalt siuke, vaadake. Mega loodus on siin ikka. Ma olen kõik päevad üritanud tulla siia õhtul meikima, siia meie ukse ette, aga kõik päevad on nii kuumad olnud. Üks päev vist suht alguses oli ka peaaegu nagu tundus fine, aga siis kui ma lõpuks tulin siia välja, siis ikkagi tundus liiga kuum, aga kuna täna hommikul sadas, siis temperatuur on siuke mõnus. Ehk siis täna äkki õnnestub siin istuda kuni meigi lõpuni, aga mega ikka. Lihtsalt mul on see kulmukeel nagu täiesti mingi ära sulanud, suht rõve. See kuumus alati mingi sulatab meikidega. Nii näos kui meigikotis. Aga üllataval kombel see narsi jumekas, mis Aleksandra soovitas mulle. See üldse ei sula kuuma käes maha või ma ei tea, mul on hästi püsinud. Ma muidugi kinnitan ka läbipaistva pulbriga, aga ei ole mingit probleemi olnud, et oleks patchi või midagi. How stupid that would be. How was your day? That's true. Like the view was very And nice. still I'm waiting for you. I am forever waiting for you. Me oleme ristorante I420 Montepulcianos. Montepulciano ja tellisime just. Sai ei olnud hea, aga mis on hea, steak, siis roasted potatoes ja värske salat. Neid me jagame sassiga ja see on mu main. Kaari ütleb, et ma olen mu parim steak, mis ta on kunagi saanud. Väga hea, see on üks parimatest, mis ma sõin. Annele mashed potatoes ja veisepõsk. Veisepõsk. Täna on jaanipäev või homme on tegelikult jaanipäev ametlikult, aga täna on 23. Täna on pidustused, siis me teeme aias grilli. Kaupo teeb meile burgereid ja Villu teeb meile steiki. Et sükene perepäev aias, nii et me lähmegi praegu Coopi. Siin kohalik Aquaviva on mingi pisike linn. Selle Coop on kuskil 5 minuti kaugusel autosõiduga ja siis üks suurem supermarket on mingi 15 minuti kaugusel, aga me lähme praegu sassiga lihtsalt kiirelt paari asja krabama sinna Coopi. Siis passu äärde täna hommikul sass tegi hommikusöögi, väga hea oli. Praemuna võikud ja sõime jälle seal maja taga ka seebu all ja siis natuke korra puhkasime. Täna on mingi mega kuum päev jälle. Tahaks oma raamatut täna läbi saada. Ma olen terve reis ühte raamatut lugenud iga päev natuke, aga kindlasti mitte nii palju kui tavareisil, lihtsalt palju rohkem lobisemist, seltskondlikku olemist siin, kui on suurem grupp, aga mõnus on ikka lugeda, nii et loodetavasti täna saan selle läbi. Sükene mitte klassikaline jaanipäev.
kas me eelmine aasta juba ei rääkinud, et siin on kallis hakkliha või? Ja juust on ka kallis. Meil on jaanipäeva prep, Kaari sa pead introga tegema. Me oleme täna siin diivani toimkonnas. Tuba pealtvaatajad. See ei ole vlog olnud kunagi. Ei ole jah. Aga ja jaanipäeva prep. Mul ei ole jaanipäeva, mul on Toskaania. Aha, ma pean lipud välja võtma ju. Mul on 2 väikest lippu, vaata. Head jaanipäeva kõigile. Tervitused Eestisse. Ei, me ei filmi praegu tuba seda vaadet. Tasuta varbapunkte. Me ei vaata midagi. Oh my god. Kas Toskaana ongi nii ilus või? Head jaanipäeva. Siuke on suht ainus jaanipäev. Miks sa mu tisse Vabandust, ma ei vaadanud. Siuke on suht ainus jaanipäev, mida ma tolereerin. Ma ei ole väga jaanipäeva fänn, fun fact. Tundub siukene nagu, et peab mingi plaan olema täiega ja kui ei ole, siis on kuidagi vastu. Pead Pühajärvel jooma. Ja pead Pühajärvel jooma. Shoutout Henri see aasta esimest korda Pühajärvel sõbra emaga. Täiega ilus vaade on siit. Ja see Toskaanaga. Kaupo teeb meile burgeri kotlette. Need näevad head välja. Ja Villu teeb meile steiki. Talle nahkasid praegu teile. Talle nahkasid. Steigid tulevad peale seda. Burger, done. Liha meile tehti well done sassiga. Mega. Kõik on imeline, aitäh kõikidele kokkadele. Oota, te ostsite konadest või? Koduküla randa. Küpsis ja tort. Oh lord, see tundub nii hea. Viimane päev on märkamatult kätte jõudnud, täna on teisipäev 24. juuni. Eile olid meie jaanipäevapidustused aias ära, suht siuke rahulik, mõnus, mega hea toit lihtsalt täiega. Kiitused Kaupole ja Villule, kes tegid meie lihad, ülihead. Kuna Eesti ilm on siiani muret tekitav, siis me otsustasime viimane päev ka ikkagi täiega passu ääres olla. Siis pidime tüdrukutega koos meikima täna jälle nagu pulmapäeval ja õhtul on siin lähedal jalutuskäigu kaugusel üks veits siuke fancy restoran, hästi head kokteilid on seal, et siis on siuke viimane nagu fancy õhtusöök. Panevad pidulikumad kleidid ja natuke siuke tähistus veel reisi lõpuks. Sass on seal. Sass on mega pruun nagu haige. Tere kõigile, kes vlogi vaatavad. Tervitused teile minu nina August. Siin on väga soe. Tervist, tellisin siis kohaliku punast veini selles väikses Piccola kantiinas. Nii. Ja väga põnevad lõhnad. Selline sõnniku aroomi viskab sisse. Kõigile, kes muretsevad, et ei saagi proovida head lambasõnniku veini, siis ärge muretsege. See tuleb. On saabumas. Ma olen tagasi siin Tuuli ja Taavi ja Kaari toas. Me hakkame kohe meikima naistega jälle. Ja ma lubasin Karmelile, et ma teen 1 päeva reisil talle ka meiki. Ja kuna on viimane päev käes, ma pean seda ära tegema. Aga ma mõtlesin, ma teen nagu tandem. Mulle kulmud, talle kulmud, mulle laud, talle laud. Et siis ei ole seda, et ma teen oma mingi meigi valmis, siis ma pean otsast alustama nullist. Sest tegelikult mulle see protsess ise on veits tüütu minu arust, eriti kuna me oleme nüüd reisil ikkagi pigem palju meikinud. Suht iga päev kodus ma meigin võib-olla mingi 2 korda nädalas on ju. Ehk siis veits palju on seda protsessi juba olnud. Aga loodetavasti ta jääb rahule. Ma olen siin vist üksi praegu, mulle tundub. Ma ei tea, kus kõik on, aga kuna Karmeli läheb vist... sa oled siin! Miks Joe ei oot siis?
igal juhul Kaari magab üleval, aga ma alustan siis vaikselt üksinda, enne kui Karmel tuleb. Ja ma lihtsalt nii palju teen, kui ma jõuan, enne kui Karmel tuleb. Karmelil pandi näpud silma, kui tal homme on odraiva. Mingid juustud, kaarijuustud olid vahepeal õlgade peal. See on see one star, I went to one star makeup artist and here's how it went. Ja silmad liimisin kokku. Nüüd ütlesin, et teise lõpuni poole pealt. Kõik samad pintslid, mis käisid Karmeli näo pealt, läksid kohe minu näo peale tandemist. Karmel tegi silmad lahti, Maker meigib ennast järsku. Kohutav kogemus, aga saime tehtud vähemalt. Twinsies! Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Sellest limoncello spritsist ma olen unistanud aasta aega. Thank you. One was for me also. Diavola, pizza ja mega hea. Mis joogist arvad? Aga hea, Täiega on ju, mega. Villu võttis trüpsliga pizza, margarita. Ja. Kaari level 1-10 svips. Level 3. Level 3. Kas tundub Tanelile hea põhi? Päriselt Tanel. Show me where the ending goes. Honestly, I should be the last to know. All in this, I stand. Maitseb hästi. Show me where the ending goes. Honestly, I should be the last to know. Viimane hommikusöök on tehtud jäänustest. Siin on mõlemale üks sai, juust, kanasink, üks praemuna, arbuusieveli järgi, mingeid marju, puuvilju ja see on mingisugune 0% jogurt, mis siis me müsliga sööme. Ja that's it, last morning. How easy it would be to fall for you. But that of course is something I won't do. 'Cause we've agreed between you and me. Viimase päeva puhul ikka üks house tour ka teile lõpetuseks. See ei ole sponsoreeritud, ma lihtsalt megalt armastan seda majutuskohta. Panen lingi descriptionisse, Poggio Oliva on selle nimi. Seal üleval, mäe peal on siis suur parkla. Sinna tuleb iga hommik välja arvatud pühapäev siis saiakese auto, värsked saiakesed siit kõrvalt linnast. Tuled siit alla. Igal pool maja ümber on erinevad istumiskohad, ka seepood, mingid, ma ei tea, kiikud, asjad, et siin on sükest hängimiskohta ka mega palju. Ja siis alla tulles on kohe see imeline Itaalia stiilis vanaaegne maja. Hästi süke retro Itaalia toad, et see ei ole sükene modernne uue aja majutus, aga kõik minu arust asjad on olemas, mis võiks vaja olla. Tuulilarven on olemas. Meie olime siis siinpool maja. Siit on sükene vaade, saate aru. Veinistandused, mingid mäed, mega ilus loodus lihtsalt, et see ongi siukse künka otsas, mis mulle meeldib. Seega igal pool on suht head vaated. Ülemised 2 tuba olidki siis Tuuli, Taavi ja Kaari ja seal oli siis Hannele ja Tanel ja Kaupo ja Karmel. Lähme teeme hästi kiire tuuri mõlemas toas, et te näeksite. 208 on minu lemmiktuba ilmselt siin majas, lihtsalt oma vaadete pärast, nii et kui te bookite 208, siin ees on vaadake süke rõdu, sükene vaade passu üle. Sisenedes köök ja süke eluruum, sellest aknast on veel mega vaade, kus me meikisime. Üks harilik hüljes, siin siis me olime eelmine aasta Hannelega, Tuuli, Taavi
meie pulmaisa elas siin, imelise vaatega rõdu. Eraldi vannituba on kõikidel. Isegi kui oled siin korteris koos, saad siit ukse sulgeda, kui keegi muna praeb ja kõik haiseb. Või kui keegi norskab siin kõvasti. Pisem köök, ma ütleks. Ainuke asi, mis mulle siin korteris ei meeldi, ongi see väiksem külmkapp. Teistes korterites on suur külmkapp, aga see on ainuke asi. Muidu see on mu lemmikkorter siin majas. Trepp läheb üles. See on Kaari Härber. Ma mõtlesin, kardin oli eelmine aasta. Lükanduks. Siin on veel üks magamistuba. Konditsioneer on igas toas. Hei. Ja siuksed vaated. Mega. Ja üleval on ka veel eraldi vannituba. Ja see on korter 208, on ju. Järgmine korter on siit kohe otse üle, 206. Suur eluruum. Suur. Punda vaatas mul otsa just. Siin on hästi suur eluruum, mingi, ma ei tea, 3 korda suurem kui eelmises korteris. Et kui on palju toas istumist, mida tegelikult vist ei ole, siis mega hea. Aga siin me valmistasime oma jaanipäevatoite ette, et sükene nagu köögitoimkonnaks päris hea. Suur külmik, mis on suur pluss. Ja ka jällegi uksega eraldatav vannituba ja magamistuba. Siin on siukene vannituba. Siin on Tanel Rugam, meie põhikülaline ja tema +1. Ja Tanelile Hanel oli mega vaatega rõdu maja taha. Siis siit trepist üles kohe oli Kaupo ja Karmeli tuba. Siin ma ei ole kordagi käinud. Aga teil on ka lükanduks, nagu Kaaril oli. Ka tegelikult mõnus ju. Siuke katusaknad. Vannituba. Väga ruumikas. Ei ka väga hea tuba minu arust. Ja trepist alla lähme siis maja teise nurka. Siin esimesel korrusel. Siinpool seina on 2 korterit. Siit on sissepääs, Villu saab sealt ka välja. Ja minu sassituba oli siis see ja maja taha läks kauks. Villu tuba oli ka siuke läbikäiguhoov, siin tegime süüa hästi palju. Aga need on siis väiksemad korterid ühe magamistoaga. Eluruum. Siin me tegime süüa, sest et siin oli ka suurem külmik. Igas toas on ikkagi köök, ehk siis võimalus ise kokata. Siuke Airbnb type majutus on see, mitte hotell. Siin on siis Villu magamistuba ja vannituba. Siit siis läks minu ja Sassi korter. Ka sisenedes ilmselt juba nägite mitme nurga alt. Jällegi eluruum. Pesin just kõik nõud ära, viime kõik prügid ära. Suur külmik. Ma panen toa numbrid igal juhul descriptionisse ka. Siis te teate, milline tuba teile rohkem meeldib, kui te tahate ka bookida. Siin on siukene hangout area. Ja siit läheb see teine uks maja taha, kus ma meikisin üks päev. Seal on ka see vaade. Siin oli meie tseremoonia. Ja siis paremale ongi jälle uksega saad kinni panna, kui on mingi söögitegu. Ei taha, et riietele jääks mingi lõhn mega. Minu jaoks on see hästi nagu pet peeve. Siin igal juhul oli minu ja Sassi magamistuba. Suur kapp. Sai asju igal pool hoiustada. Väga mõnus oli siin magada, sest et need shuttersid on igas toas, et saad põhimõtteliselt peaaegu kottpimedaks teha iga toa. Konditsioneer on, saad panna omale sobivale tempile, sest siin on tõesti õues mega kuumus. Ma ei saa teile teistpidi näidata, sest Sass peseb. Aga siit tulete sisse. Siin on duširuum, kus on praegu Aleksander Pušidajev. Ja siin on siis WC pool. Ja that's it. Kassa vakanse Poggio Livo. I'm